Kui otsid endale elamu või ärihoonesse fonosüsteemi terviklahendust, mida on lihtne seadistada ja kasutada ning kohandatav just sinu vajadustele, siis Hikvisioni teise generatsiooni fonosüsteemi komplekt on just sinule. Mina olen Reijo ja täna vaatame koos üle, mida kujutab endast Hikvisioni teise generatsiooni IP fonosüsteemi komplekt koos erinevate lisamoodulite ning puutetundliku monitoriga. Nagu näha, siis mul on siin laua peal väga palju erinevaid vidinaid ja mooduleid, millest kõigest me jõuame ka natukene rääkida. Ja lisaks laua peal olevatele moodulitele on võimalik endale soetada ka teisi mooduleid, nagu klaviatuurimoodul, mis on ülimalt kasulik näiteks kortermajade puhul. Ning sisejaamana saab kasutada ka Androidi põhist monitori, kuhu saab lisada juurde kolmanda osapoole äppe, et tagada täisautomaatsus sinu kodus või kontoris. Aga kõigepealt alustaks selle komplekti kõige tähtsamast osast, milleks on siis IP kutsepaneel 2 megapikslise kaameraga. See läheb siis sinu elamu või kontorihoone välisukse juurde ning sellel on ka IP65 kaitseaste, mis tähendab, et välistingimused ei ole selle jaoks mitte mingi probleem. Mis on eriti hea Hikvisioni teise generatsiooni fonosüsteemides on see, et nad toimivad PoE ühendusega ehk toide liigub läbi võrgukaabli. Ning kui soovid sellele lisada ka muid mooduleid, siis saad seda teha jadamisi kasutades RS485 porti. Siin on ka näha, et meil on üks kutsenupp olemas, kuhu saame ilusti oma nimesildi vahele toppida ning pimedas see ka helendab. Muidugi vajadusel saame kutsepaneele juurde lisada, kui meil selleks on raam olemas, mis mul siin ka ilusti on ja siia saaksime siis lisada ka lisakutsepaneeli. Ja võib-olla isegi märkasite, et üks lisakutsepaneel on siin, millel on 6 nuppu ka olemas. Ehk kui teil on elamus näiteks 13 korterit, siis saategi lisada 2 sellist kutsepaneeli juurde. Edasi minnes kaamera juurde, siis Hikvision on lisanud siia väga kvaliteetse 2 megapikslise HD kaamera, mis tänu kalasilmale näitab meile ülimalt laia nurka ja tänu infrapuna valgustusele saame ka pimedas näha, kes meid ukse taga ootab. Nüüd aga panen korra selle kutsepaneeli eemale ja liigume edasi teise kõige olulisema asja juurde selles komplektis, milleks on siis 7-tolline puutetundlik monitor, mida kasutame ka sisejaamana. Ka see saab oma toite läbi võrgukaabli ning sellel on olemas ka kuni 32 gigabaidine microSD koht. Selle puutetundliku monitoriga saame siis jälgida oma fonosüsteemi ning vajadusel ka teisi turvaseadmeid, nagu näiteks turvakaameraid ning alarme, ning isegi vajadusel ja võimalusel saame ka endale lifti kutsuda. Nüüd aga ühendame selle süsteemi omavahel ära ja vaatame, kuidas nad täpsemalt toimivad. Nüüd on meil kutsepaneel ja monitor omavahel ühendatud, nende vahel on üks switch ja nagu näha, siis ühendatud saab nad omavahel kõigest 2 võrgukaabliga. Vaatame korra lähemalt, kuidas see toimib. Oletame, et me oleme välisukse taga ja üritame helistada sisejaamale. Siin on 3 varianti. Saame ukse lahti teha, saame kõne ära panna, saame kõne vastu võtta. Ja nüüd oleme ühenduses. Ja kauem enam ühendus ei ole, muidu hakkavad kõrvad valutama, aga ma helistan korra veel ja teeme ukse lahti. Väga lihtne. Üks huvitav asi on see, et nüüd on ka ilusti näha siin loogis, kes meile helistas ja isegi on pilt ka olemas sellest. Vot, täpselt on näha, kes ukse taga oli. Nüüd aga proovime, mis juhtub siis, kui me helistame kutsepaneelist, aga keegi ei võta vastu. Nüüd saame jätta siis siia sõnumi. Ja kohe on näha, et meile tuli siin üks sõnum ja kui me selle avame, siis me saame ka seda sõnumit kuulata. Siin ta väga hea kvaliteediga nüüd kindlasti ei jää. See hakkas omavahel rääkima. No võt, aga sõnum on olemas. Samamoodi me saame jälgida ka kaamerat iga kell, saame ka kutsepaneelile helistada ning vajadusel saame ka ise ukse lahti teha. Vajadusel saab ka teisi kaameraid siia ühendada, mida mina juba teinud olen ja kohe vaatame, kas see ka meile pilte näitab ja näitab, siin ma olen, see minu stuudio siin. Ja kui vaja, saame teha sellest screenshoti ning see salvestatakse meile ära. Kõiki ise tehtud või automaatselt tehtud pilte näeme siin sõnumite all.
siia alla vajutades ja siin tulevad kõik pildid meile ritta. Lähme edasi sätete juurde, siin me saame kõneseadeid muuta, saame wifi kohendada, siin on arming status ehk me saame alarmseadmeid ümber muuta vastavalt sellele, kas me oleme kodus, eemal, magame või teeme midagi muud. Siin saame täpsemalt seadistada, millised alarmid meil on ja kuidas nad reageerivad, kuidas nad käituvad. Ja siin viimases paneelis on siis näiteks konfiguratsioon, kust saame lisada veel lisakaameraid. Saame ka muuta selle sisejaama seadmeid ja siin saame siis lisada või muuta olemasolevaid kaameraid. Et main door station on meil see, mis on välisukse juures siis ja selle saab siis siit aktiveerida. Peale selle saab siis kõnesid vastu võtta, uksi avada ja kaameraid jälgida ka läbi HIK Connecti mobiiliäpi. Selleks siis peate lihtsalt skännima seda QR koodi ning saategi kõik need kiired toimingud läbi viia ka oma mobiili. Lisaks kõigele sellele, mida me juba nägime, mul on siin olemas ka 3-ne raam, kuhu siis saame lisada 2 moodulit omal valikul. See teebki Hikvisioni fonosüsteemi komplektist väga unikaalse lahenduse, sest meil on võimalik kõiki mooduleid ja asju lisada täpselt oma vajaduste järgi. Meie peamine moodul ehk siis kutsepaneel kaameraga läheb kõige ülesse ja näiteks nagu juba mainitud, saame siia raami sisse paigutada lisaks meie peamisele moodulile ka lisakutsepaneeli 6 nuppuga ja niimoodi saamegi helistada 7 jaamale. Kui soovid ka endale täielikult sinu vajadustele kohandatavat fonosüsteemi komplekti, siis panen ka kõikide nende toodete lingi siia alla videosse. Sellega mina aga täna lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!